Täna käsitleks elektripaigaldise põhiprojekti põhiosasi ja plaane. Iga elektriprojekti alustala on sisevõrgu jaotuse, ohutuse ja montaaži olulised skeemide ja jooniste koostamine. Need tagavad, et kõik süsteemid toimiksid ohutult ja ettenähtud viisil. Alustame sisevõrgu jaotusplaanist. See dokument kirjeldab elektriseadmete ja tarbijate ühenduskohti, samuti pistikupesade ja lülitite täpselt asukohti ruumis. Eriti oluline on valgustite asukohaplaan, mis sageli vormistatakse eraldi joonisena, hõlmates nii jõuosa kui ka valgustust ennast. Siin tuleb tihti ette koostöö sisekujundajatega, kes pakuvad väga välja illustreerivad näidised, valikud ja valgustite pildid. Vahel isegi valgustulemuste arvutusi. Kuigi sisekujundaja kasutavad programme valgustuse arvutamiseks, ei veendu vastavust vajadusele ja normidele. Elektriprojekteerijad peavad siiski põhjalikult üle vaatama elektrivarustuse poole. Valgustus vajab elektrit ja sellega kaasnevad kindlad mängureeglid. Kui valgustusprojekti tekitavad elektrivalgustuse osa probleeme, on projekteerijatel kohustus sekkuda ja sisekujundajale olukorras selgeks teha. See aitab vältida olukordi, kus tehniline teostus ja elektrivarustus ei lähe normidega kokku, mis võib hiljem kaasa tuua kulukaid ümbertegemisi. Jätkame jaotuskeskuste skeemidega, mis moodustavad olulise osa elektrisüsteemi selgroost. Projekt peab sisaldama kõiki jaotuskeskuste üksikasjalikke skeeme, mis näitavad nende sisemiste ülesehitust ja ühendusi. Need skeemid on kriitilise tähtsusega nii paigaldamise, hoolduse kui ka võimalike rikete korral. Järgmiseks vaatleme ohutussüsteemide skeeme, mis on iga elektripaigalduse elutähtsad. Siia kuuluvad maandusseadmed, mis tagavad kaitse elektrilöögi ja ülepinge eest. Teine oluline komponent on potentsiaali ühtlusussüsteem, mis ühendab kõik juhtivad osad ühtse potentsiaali külge, välistades ohtlike potentsiaalide tekkimist. Lisaks peab projekt sisaldama piksekaitsekontuuride skeeme, mis kaitsevad hooned ja seadmed otsese pikselöökide ja nende tagajärjede eest. Kõik need ohutussüsteemid peavad vastama kehtestatud standardile. Kui projektis on tingmärke või lahendusi, mis standarditele ei vasta, tuleb need üle vaadata ja korrigeerida. Elektripaigaldise ohutus on esmatähtis ning nõuab detailset ja normide vastavust. Lõpetuseks käsitleme montaažisõlmede joonised. Need joonised annavad detailsed ülevaated hoolitseme montaažisõlmede ehitusest ja paigaldusviisist. See on eriti vajalik keerukamate paigaldiste puhul, kus spetsiifilised ühendused ja kinnitused nõuavad täpset dokumentatsiooni, et tagada korrektne ja vastupidev teostus. Nagu oleme näinud, on elektripaigaldise projekt mitmeosaline ja nõuab hoolikat ettevalmistust igas etapis. On oluline, et kõik tingimused kooskõlastatakse algusest peale. Kuigi sisekujundajad panustavad valgustusse visuaalse ja funktsionaalsusse, peavad elektrivarustuse pool alati jääma elektriprojekteerija vastutusalaks. Probleemide ilmnemisel on projekteerijal kohustus sekkuda ja nõuda lahendusi, mis vastavad normidele. Kui valgustused ei vasta standarditele, tuleb need mõõta ja vajadusel ümber teha. See viimase hetke ümbertegemine on aga alati palju kallim. Seega on professionaalne lähenemine normide ja vastavuse spetsialisti vaheline selge suhtlus. Eesmärk on tagada elektripaigaldise projekti edukas ja ohutu valmimine.